Teema on pikk. Ma ütlen kohe, et ma räägin sellisest albumist, et kes veel kursis ei ole, siis see on 54. aastal avaldatud kolhoosielamute projektide album, mis siis näitab, et kus siis õige kolhoosnik pidi elama. Et nagu Vivian mainis oma uurimistöös, ma olen sattunud igasuguste nõukaaegsete just siis ühe per elamute tüüpprojekti albumite otsa. Ja tegelikult see oli ka mu lõputöö teema, siis väga paljudes ma leidsin näiteid, mida päriselt ehitatud, aga see album oli ainus anomaalia, kus ma ei osanud sellega väga midagi peale hakata, kuna sellised maju lihtsalt ei ole mitte kuskil Eestis. Ja see jäi mul esialgu nagu lõike lauale, aga siis, kui tuligi teemaks siis selle näituse tegemine, siis sai natuke edasi kaevatud ja ka tänase ettekande raames natuke edasi kaevatud ja tuleb välja, et seal on täitsa huvitav loogika, miks see loodi ja miks ta selline on ja mis temaga tehti. Aga siis, et ma ise olen arhitektuuri taustaga, seega ma räägingi rohkem nende elamute arhitektuurist ja ka projektidest. Ja et anda natuke tausta selle albumi ja üleüldse konkursi korraldamiseks, et mille baasil see album loodi, peaks tegema väikese ajaloolise ülevaate, et Nõukogude algusest hakati teostama siis suurt sotsialistlikku maareformi, mille käigus siis maad hakati võõrandama ja võõrandatud maad hakati jagama uusmaa saajatele. Nii need uusmaa saajad vajasid ju elamuprojekte tegelikult. Et vabariigiaegsed tüüpprojektid, mis olid tollastel asunikele mõeldud, neid ju kasutada ei saanud, vähemalt mitte muutmata kujul. Ehk siis kohe tekkis sihtgrupp, kes vajas uusi tüüpprojekte. See muidugi jäi Saksa okupatsiooni ajal katki ja teadaolevalt projekte selleks koostada väga ei jõutud, vähemalt minu teada, mina ühtegi hetkel näinud ei ole. Aga 44. aastast alates siis jätkus maareform ja 45 juba koostati esimesi uusi tüüpprojekte, mis oli ikka eksponeeritud siis Tallinna kunstihoones siis 1945. aastal detsembris. Ja me näeme, et meil on ka 5 maaehitust või maaehituse tüüpprojekti, millest 2 on muideks siis ka, üks tähendab ka koosehitus. Et me näeme, et me tegelikult jätkame nende samade hoonetüüpidega, mis oli ikka sõja eel, et on lahuselamud ja on koosehitused. Nüüd koosehituste puhul on ka teada, et need olid siis ka soositud väiksema suurusega talunditele, et kui on suurem talu, siis on juba raskem kõiki suuri funktsioone ühe katuse alla panna, et nendel on kohasem kasutada lahuselamuid, aga siis väiksemad 15-20 hektarilised talundid peaksid kasutama koosehitist. Ja 2 tükki nendest ma usun, et mul on õnnestunud ka välja otsida, et millised need välja nägid, et need 3 esimese osas me väga kindel ei ole, aga need talundi 15-20 hektari talundi eluhooned, siis tuleb välja, et on avaldatud selliste voldikutena, et need on valdavalt küll kas osta.ee-st või muust interneti sügavusest, et ma ise neid sirvida pole saanud, aga ma näen, et neid ringleb. See oli siis näide lahuselamust, aga näiteks koosehituse näide avaldati siis ka 1946 ENSV arhitektide almanahis, et on täitsa näha, milline see projekt siis olema pidi. Ja on ka üks krüptiline puidust individuaalelamu, mis olevat siis kohale maapiirkondadesse, mis võib-olla on siis äkki tüüpprojekt 26. Autolus on sama, et neid projekte tollal nüüd nii palju ka ei olnud, et on täitsa võimalik, et võib olla sama, aga ei pruugi. Ja ka projekte, mida tollal ei loodud, aga ilmselt 45. ja 46. aasta siis arhitektuurivalitsuse korraldusel või poolt siis ikkagi loodi, et see on ka näide sellisest väiksemast käsitöökohast, mis on ka siis sisuliselt koosehitis. Ja see on siis näide lahuselamuga talundist. Siin puhul ma soovitan jätta meelde korraks selle lahuselamu variandi seal, aga sisuliselt me näeme, et nendele uusmaa saajatele ja sõjapurustuste likvideerimiseks tegeldi siis jätkuvalt ikkagi talundite komplekside arendusega ja talundid tegelikult oma tüpoloogiat olid täiesti sarnased sõjaajalisete lahendustega. Nüüd esimesed kolhoosi aastad, 47 tehti siis esimesed sammud kolhooside moodustamiseks ja siis lõpuks 49, toimus märtsi küüditamine ja maksiline kollektiviseerumine, mis tähendab, et
Meil tekkis Eesti külapilti uus moodustis, milleks pidi olema kolhoosi asula. Et sisuliselt, et siin nagu tsidaadis on öeldud, et suurmajandite loomisega kujuneb välja uus asula tüüp, niinimetatud kolhoosi asula, mis on suuresti erinev endisest külast, kus üksiktalundid asusid laiali pillatuina ja kus põllumajanduslike ehitiste püstitamine toimus ilma igasuguse plaanita. Mis juttu sai seal ollegi plaanist või organiseeritud ehitamisest, kui maa oli eraomandis ja iga maa oma ja ehitas sinna, kus arvas ehitis olevat endale kõige kasulikuma, arvestamata üldisi kuna heakorra, tuletõrje ja tervishoiu nõudeid. Ja et hoopis teine olukord on siis Nõukogude külas, kus põllumajandus on rajatud sotsialistlikule suurmajandamisele, kollektiivsele tootmisele. Et siin tuleb arvestada siis kõiki nõudeid, mis ühest küljest on vajalikud põllumajandusliku tootmistöö maksimaalse edukuse saavutamiseks ja teisest küljest maaelanike kultuuriliste, sanitaarsete ja heaoluliste vajaduste rahuldamiseks. See on siis eessõna Arvo Veski kolhoosihoonete ehitamise käsiraamatule, mis on siis aastast 49. Ja me näemegi, et me teame muidugi, mis see reaalsus oli, et tegelikult kolhooside alguses kolhoosnikud elasid seal, kus nad elasid ka enne kolhooside loomist, aga keskvõimude poolt siis ikkagi surve oli, et tuli astuda samme nii-öelda kolhoosi asulasse kokku tulemiseks. Et selleks siis oli ka mitmeid nii-öelda kas just toetusi või soodustusi, et näiteks kui kolhoosnik otsustas kolhoosi keskuses ümber asuda, sai ta 8 aastaks vabastust põllumajandusmaksust. Huvitaval kombel anti lubadus, et viljapuud taluõuelt viiakse uude asukohta ja seda kolhoosi kulul. Veevarustuse osas olevat olnud toetus ja vabastatakse üles töötatava metsamaterjali kännurahast. Nüüd reaalsuses tähendab, esimene eesmärk oli saavutada kolhoosi asula ja tundub, et kõige enim ajakirjanduses räägitavam viis kolhoosi asulasse kokkukolimise saavutamiseks paistab olevat taluelamute ületoomine. Et just 50. alguses väga palju räägitaksegi just et kes on üle toomas mingeid elumaju või milliseid toetusi või soovitusi selle ületoomise metoodika jaoks siis tasus kasutada. Ja kui palju seda päriselt tehti, ilmselt mitte väga palju, hoolimata sellest, et ajakirjandus sellest pidevalt rääkis. Ja muideks need 3 maja, mis siin foto peal on, need on tegelikult oma asukohas ka tähendab 1,5 maja on oma asukohas veel tegelikult täiesti säilinud. Huvitaval kombel see parempoolne maja on täpselt selline nagu siin fotol, ta ei saanud laudisvootrit, ta ei saanud tänava piirdeaeda, mitte midagi, et just kui majad toodi kohale selleks, et pilti teha ja sinna nad jäid. Et mis lugu seal taga täpselt on, ei tea. Aga nii-öelda perspektiivikam variant oli ikkagi uute elamute püstitamine, värskete nii-öelda heakorrastuse põhimõtteid järgivate projektidega. Ja siis selleks vaadati põhiliselt Nõukogude Liidu nii-öelda vennasvabariikide kogemusi. Et kui vaadata, millised kolhoosi asulad meil olema pidid, siis varasemad tüüpplaneeringud järgivad sellist selgelt kahetsoonilist põhimõtet, et meil on nii-öelda tootmistsoon ja see on elurajoon. Ja see tegelikult, see põhimõte ei ole sugugi kohalike arhitektide ega planeerijate leiutis, et see tegelikult pärineb juba Nõukogude Liidu 30. pärinevatest nii-öelda planeeringutest, et me näemegi, see oli nüüd näide võib-olla vähem selgemini tsoneeritud kolhoosist, aga kui vaadata näiteks paari teist sovhoosi näidet, me näemegi, et meil on selge nii-öelda lautadega ja põllumajandusliku tootmishoonetega nii-öelda tootmisosa ja siis on natuke eraldatud sellest see elurajoon. Ja torkab silma, et majakarbid ja krundid on suhteliselt kompaktsed ja see tulenebki sellest, et kuigi me tänapäeval seostame kolhoosi võib-olla kortermajas elamisega, siis kõige varasemad kolhoosid tegelikult olid täielikult üles ehitatud individuaalelamutele. Suurimas tähendab kas individuaalelamutele või paariselamutele. Et see kõik tulenes põhiliselt sellest, et kolhoosnikule ikkagi säilis õigus pidada nii-öelda väike talundit, seal on eesti keeles võib-olla raske leida õiget sõna, et inglise keeles on homestead, võib-olla niisugune hea sõna, aga et see
et ikkagi see oma lehma, paari sea ja kanade pidamine ja aiamaa, et ikkagi teda loeti väikest viisi nii-öelda talundiks. Ja see peamine element oligi, et millest siis elurajal koosnes, oligi siis iga kolhoosniku väike talund, kus oli elumaja, kõrvalhooned, kus siis oli loomalaut, ait, kanala ja küürikupuurid ja planeeringusse oli kaasatud siis ka kindlasti ka majandusõu, viljapuuaed, lillepeenrad ja aiamaa. Seejuures, et kui minna tagasi kas või siia, et on näha, et need listakud tegelikult on väga-väga saledad, siis see peamiselt tuleneski sellest, et üleliiduliselt kolhooside põhikirjad nägid ette, et krundi laius ei tohiks ületada 50 meetrit ja optimaalne on hoopis 30–35 meetrit. Ja ka suurus pidi olema 0,25 kuni pool hektarit, sõltuvalt taaskord kolhoosi põhikirjas. Mõnikord olid suuremad, mõnikord väiksemad. Ja mille põhiline eesmärk oligi siis nii-öelda tiheda asustuse saavutamine ja ikkagi sellise ühtse tervikliku asumi ja tänavapildi loomine. Mainimata siis ka võrkude rajamise nii-öelda mugavusest. Ja siis mõningad näiteid 30-ndatel erinevatest nii-öelda kruntidest, kolhoosilike elanike kruntidest, et neid käsitletakse sagedasti kahe kaupa, et taaskord rõhutades, et mõnikord oli elamud tehtud paarismajaks, aga mõnikord olid näiteks ka laudad liidatud kokku sükkseks paariks laudaks. Et see üks rakuk, et see nende planeeringu rakuke on tihtipeale kahe krundi moodustis. Ja peamine elamutüüp oli siis 2–4-toaline individuaalelamu ja arhitektuuri osas on väga selgelt näha, et peamiselt jätkati kohalike traditsioonide järgi ehitamist. Uurelitel ja Siberis näiteks jätkuski konkreetselt rõhkpalka arhitektuuri kasutamine kõikide pitsiliste aknapiirdeliistude, luukidega ja harjalaudadega, eks ole. Ja eks see taust tegelikult jäi mõnevõrra historitsistlikuks ja rahvusromantiliseks, et milliseks siis kujunes siis see tüüpiline kolhoosniku elamu. Ja et üldpildis siis vähenesid küll isiklike kruntide suurused ja vähenes kõrvalhoonete arv, aga allikate järgi, et seda siis kompenseeriti suuremate eluruumide arvuga ning ka ruumide tsoneeringuga, et see elumaja kvaliteet pidi ikkagi niivõrd palju siiski nagu paranema. Ja paar näidet siis, millised rekonstrueeritud külad siis Nõukogude Liidus välja nägid, et siis näide nii-öelda Sovhoosist Karavajevo, mis siis olevat täielikult rekonstrueeritud ja me näeme, et domineeriv arhitektuur on ikkagi puhas historitsism ja vernakulaar ja sarnast pilti näeme ka siis Ukraina Sovhoosis, kus on ka sisuliselt tegu tõenäoliselt tüüpprojektiga, mis on siis tipp tänava äärde paigutatud. Ja see oli ka sisuliselt ka taust, millega siis ka meil hakati neid tüüpprojekte koostama. Nüüd, et veel rohkem natuke seletada, milline oli siis enne selline senine arhitektide kogemus nende tüüpprojektide koostamisel, et oli põhiliselt probleeme sellega, et see kolhoosniku elamu ja üleüldine maaelu oli paljudele arhitektidele pigem võõras, et oli puudulikku teadustööd selles valdkonnas ja kuna Nõukogude Liit, eks ole, on selline, siis üks põhilisi probleeme oligi liigne üldistamine, et ei arvestatud kas piisavalt piirkondlikke, rahvuslikke või kliima omapärasid, et lähtutegi lihtsalt linnaelamutest või suvilatest, või siis teises äärmuses loodi projekte, mis absoluutselt ei üritanud uuendada seda vernakulaarset käekirja, et aknad jäid väikeseks, ruumid kitsaks ja läbikäidavaks. Ja et kui siis sellest ühest allikast, mis ma siis 30-ndast leidsin arhitekt Vutke poolt siis sõnastatult, et millised on siis need õiged omadused, millele peaksid vastama kolhoosiasula elamud, et esiteks peaksid need vastama kohalikele tingimustele, nad peaksid rakenduma rahvusega seotud vormi ja rahvakunsti ehk oma detailides ja oma mahtudes. Nende ehitusmaterjalid ja ehitusvõtted peavad olema võimalikult kättesaadavad ja lihtsad. Toodi näide, et eelistada tasub kõrgekaldelisi katuseid, kuna nende püstitamiseks on laiem
on rohkem erinevaid katusekatte liike, mida kasutada, et madalakaldelist katust ei saa näiteks puitühikutega püstitada, mida saab kõrgekaldelise katuse puhul. Ja seejuures ka arvestades ehitajate piiratud oskusi ja kiiresti tuli arendada elamiskultuuri, ehk siis ruumiplaneeringus majandus- ja elutsoonide eraldamine, pakkuda puhkevõimalusi ehk klaasitud verandasid tuli kindlasti kaaluda ja nii edasi. Ja siis kolhoosniku väiketalundi nii-öelda planeering järgis siis neil oli mitu sellist tüüpjoont, et kõigepealt krunt jagunes 2, et maja nii-öelda tänavapoolne külg oli siis see esinduslik pool, mis siis pidi olema peenratega ja iisakas ja välja peetud, ja siis oli majandusõue külg, mis siis pidi olema krundi tagumises osas. Võrreldes siis kolhoosieelse ajaga nii-öelda selle talundi õue hoonete nimistus meil on kadunud näiteks karjalaudad, küünid ja rehed, aga siiski säilisid hooned nagu ait, puu- ja tööriistakuur, siis laut oma selle ühe lehma jaoks, kelder ja toodi välja tegelikult ka pesu- ja karjaköök on jätkuvalt funktsionaalne hoone, mida võiks omada. Ja koosehitistest siin oleme täitsa kolleegid arutanud, et miks koosehitisi tegelikult kolhoosidele ei soovitatud, siis tuli täitsa välja, et seda teemat on puudutatud ja et ongi seletatud, et tegu oli peamiselt hügieeni ja siis tuleohutuse säilitamisega. Ja siis kiire ülevaade, et milline siis üks tüüpiline kolhoosniku õu välja nägi, et nagu näha, et mitmeid funktsioone plaaniti jagada, et näiteks oli ühine loomalaut, oli ühine silotorn ja ühine kaev, aga eraldi olid siis elumajad, aidad ja siiski välikäimlad. Aga üht-teist ikkagi siis üritati liita ühe katuse alla. Ja planeeringu puhul eelistatavad vähemalt 3 eluruumi, vanemate magamistuba, laste magamistuba ja elutuba. Ja seejuures konkreetselt toodi välja, et elutoa puhul tuleb kaotada seos kulakliku saaliga, kus hoiti parimat mööblit, põrandad olid värvitud ja mida kasutati vaid tähtpäevadel ja külaliste vastuvõtuks. Uue nii-öelda kolhoosniku elutoa eesmärk on tuua perepäevased ja õhtused toimingud eemale magamistubadest, et säilitada nende puhtust. Huvitaval kombel oli ka repliik, et elutoa aken peab avanema tänava poole, mitte õue poole. Vastasel juhul on elutuba avalikust ruumist liialt eraldatud ja suletud ja see ei ole kohane ühe ühismajandi liikme elamule. Et kas teil on mingeid saladusi seal varjata? Ja siis ühised jooni veel, et elukööke ei soovitatud, pesuruum pidi olema igas majas, saunadest juttu väga ei olnud ja igal elamul pidi olema klaasitud veranda, mida saaks suvel kasutada suvetoana ning talvel hoiuruumina. Ja siis mõningad näiteid, kuidas siis 30-ndatest, kuidas siis neid soovitusi ja olusid arvesse võeti. Et see on siis üks näide tüüpprojektist, mis oli mõeldud siis Venemaa keskossa oma nii-öelda asukoha poolest, seinatüübiks siis krohvitud Gerardi sein. Vasakul siis ka näide, kuidas siis selle krundiplaneering oli lahendatud. Siin on eriti huvitav, kuidas näiteks ait on paigutatud nii-öelda õue väravate küljele, et justkui aita on tegelikult ka eksponeeritud. Ja see on siis ka eelnev plaan, aga välisarhitektuuri on muudetud. Et siin tuleb sisse ka see teema, et sama planeeringut peaks olema võimalik kasutada erinevate nii-öelda fassaadidega või et fassaad peaks olema mõnevõrra muudetav niimoodi, et planeering ei kannata. Ja see on huvitav näide tegelikult koosehitisest, et seal taga on näha, et laudaosa on tegelikult ehitatud elumäega kokku ja tõesti viidetest on nagu kumav läbi, et siiski teatud klimaatilises oludes, kus on tõesti ekstreemsed talvetingimused, võib koosehitis olla põhjendatud, aga üldiselt sellest soovitati hoiduda. Ja näide ka siis ühest eriti toredast Lõhtparkseitega projektist, ka puhas rahvusromantism sisuliselt. Ja näide paariselamust. Ka paariselamut on muide on soovitatud, et ei tasu teha krundi piirist sümmeetrilisi planeeringuid, et tegelikult on soovituslik, et paariselamu ka tegelikult moodustab sellise ühtse läbi hea tasakaaluga kompositsiooniga fassaadi, mitte lihtsalt ei ole peegeldatud ühte maja ühele poole, teine teisele poole.
et see on siis näide, kuidas paariselamus on saavutatud nii-öelda ühe maja fassaad peaaegu, aga tegelikult on 2 perekonna poolt jagatud. Ja siis veel kiirelt erinevaid näiteid kolhoosnike elamutest ehk taas kord domineeriv keel, eks ole, on meil puhas rahvusromantism. Ja need on ka oludes, mille ümber tegelikult hakati siis ka neid Eesti kolhooselamute tüüpprojekte koostama, mis siis siia albumisse läksid. Et miks ma tahtsin neid maju näidata, ongi seetõttu, et meile endile lihtsalt tundus niivõrd keset, et kui need albumid vaadata, neil pole nagu enne neid ei ilmu ühtegi taolise arhitektuurikeelega analoogi ega mitte pärast, et nad ilmuvad kuidagi järsku välja ja kaovad kohe ära. Et see tundus selline veider anomaalia, et kes siis arhitektid korraks ise olid väga segaduses, kes seal osalesid või mitte. Aga nüüd, kui ma ikkagi nägin, milline oli see teiste liiduvabariikide kogemus ja soovitused, et tegelikult kogu see album, mida ma nüüd kohe ka näitan, tegelikult on täiesti loogiline, arvestades oma konteksti. Ja esimesed projektid, enne kui üldse me jõudsime tegelikult selle albumini, tegelikult projektide valdkonnas oli suhteliselt suur puudus, et on näha, et 49. 53. aastani, kui see konkurss korraldati Eestis, me väga eriti edukaid tüüpprojekte ei näe või vähemalt neid ei avaldata ega ei näidata mingite albumitena. Ja me näeme, et kui võtta sest näiteks sama 49. aasta Arvo Veski kolhoosi hoonete ehitamise käsiraamat, me näeme seal kahte kolhoosniku elamu näidist. Üks on puitelamu, see, mis on ekraanil praegu, teine on selline. Ja ma tuletaks meelde milline oli selle talundi tüüpprojekt, mis 46 avaldati. Ehk nad sisuliselt isegi ei raatsinud sellele uut hoonet leidma, vaid lihtsalt taas kasutasid vana tüüpprojekti, mis nii-öelda uutes oludes ei olnud enam kasutatav. Ehk mõnes mõttes loogiline, aga siiski naljakas. Ja siis korraldatigi 53 esimene konkurss, mille eesmärk oligi siis saada ettepanekud nii-öelda projektide seeriate väljatöötamiseks, mis vastaks Eesti küla uuele sotsialistlikule elulaadile ja põhineksid Eesti rahva ehituskunsti elementide kasutamisel. Ma rõhutan, et kui tihti tsitaatid räägivad Eesti rahvakunstist ja siis ma kohe näitan, millised majad päriselt välja nägid. Ja et oluline oli ka, et see seeria omaks stiiliühtsust, et see soodustaks siis selle tervikliku tänavapildi ja asumi nii-öelda kolhoosiküla, nii-öelda tervikliku kolhoosiküla väljaehitamist. Koostati siis Riikliku projekteerimisinstituudi põllumajandusprojekti poolt ja albumis on meil siis 6 kahetoalist maja, 6 kolmetoalist maja, 2 paariselamut ja 3 laudaga kõrvalhoonet. Ja huvitav on ka see, et siin on tegelikult antud ka ehitustööd, ehitusmaterjalide mahutabelid ja eelarvearvestused. Et ma täna sellesse süübida ei jõua, aga tegelikult see nii-öelda loogika, et mida saab kolhoosnik ise teha, mida ta peaks ostma, mida saab isegi kolhoos talle anda, et see on ka tegelikult täiesti huvitav omaette uurimisteema. Siis kolhoosi see on siis üks näide maketist, mis on siis esimese preemia pälvinud seeriast ja me juba näeme tegelikult, et need jooned on täiesti samad, mida me nägime teiste ülejäänud Nõukogude Liidu kolhoosnike tüüpprojektides, et nii-öelda 2 krundi käsitlemine kui sihukese paaris rakukesena ja ka neil on näiteks see lauda kõrvalhoone ka pandud kokku ehk on mõeldud jagamiseks. Ja otsitigi siis 2-3-toalised maju ja paariselamuid. Eelistati etapiviiliselist ehitust ehk pööning pidi olema hiljem väljaehitatav. Põhirõhk oli kiviseintega projektidel, aga sooviti, et tehku ka puitseintega variandid. Siis ait, mida me nägime, et sai olla vabalt ka eraldiseisev hoone, selle lähteülesande puhul tuli liita olemasoleva elamu katuse alla. Kelder samuti pidi olema sama katuse all. Sooviti eristada siis majandustsooni ja elutsooni. Huvitaval kombel säilis eluköök lähteülesandes. Planeeringusse kindlasti pidi kuuluma siis ka see veranda, mis võimaldaks siis kolhoosnikule puhkevõimalust. Ja tuli esitada ka siis see kõrvalhoone variant, mis oli siis täitis laudkuuri ülesannet. Esitati kokku 57 projekti, pandi kokku nendest 6 seeriat. Mitu komplekti siis see nüüd täpselt oli ja natuke matemaatiliselt raske paika panna, et võib-olla oli 19 komplekti, võib-olla oli rohkem. Ja
Paluti ka tagasisidet kolhoosidelt, et kui need projektid kokku koguti, siis mindi ka oma sihtgrupi ette, eks ole, et küsiti tagasisidet, et ühelt poolt oli probleeme loomuliku valgusega, ei oldud kindel, et mis pärast üldse see klaasitud veranda seal on, aga nõustuti, et uutes jõukates elutingimustes korrastatud kolhoosi asulas on veranda, samuti ilustavad aknaloogid ja tänava sissepääs õigustatud. Ja näha, et oli kuulda, et eelistati viilkatuseid, kuid märgiti, et Eestis juurdunud kelkkatuse vorm oma praktilisi esteetilisi voorusi ja seega väärib kasutamist. Ja veel, et soovitati suveköögi rajamist, mis ka ülejäänud Nõukogude Liidus tegelikult oli juba välja toodud hoone funktsioon, mida soovitati. Ja üldiselt oli tunda, et maaelu puudulik tundmine tekitas selles projektides mitmeid probleeme, et arhitektid projekteerisid näiteks lautadele liiga väikseid aknaid, pakuti heinaküüni minepõnud seinasid ja puukuurimine olid lattseinad. Et kui vaadata, kes selle konkursi esimesed preemiad said, siis tegelikult nimed on täiesti arusaadavad, et Peeter Tarvas ja August Volberg sai esimese preemia ehk vanad tegijad omas vallas. Ja samas vaadates, millist arhitektuuri nad meile pakkusid, et punaste katustega peaaegu et täiesti saksapärased sellised kõrge viilkatusega majad. Ja nende puhul siis ilmselt kõige paremini õnnestuski siis et see tsoneerimine, et hoone vasakul küljel. Et siis vasakul küljel me näemegi, et on esik, pesuruum, köök ja ait moodustab siis majandustsooni ja siis parempoolne on siis puhastsoon, siis elutoa ja magamistoaga. Huvitaval kombel nende hoonete tubasid loeti ainult esimese korruse järgi, et juba kohe eeldati, et ülemist korrust, kus tegelikult on ka 2 magamistuba, et neid välja ei ehitata. Ja sisuliselt 3-toalisel variandil tehtigi ainult see väike lükke, et tehti maja natuke laiemaks ja siis ülemine magamistuba lihtsalt poolitati 2 toaks. Et see oli üldiselt põhivõte nende seeriate väljatöötamisel. Ja neid maju neid väga palju ma leidnud ei ole, et selle mainitud rändnäituse koostamisel oligi eesmärk otsida ka igale projektile päris näide, siis just selle albumi puhul oligi natuke probleem, et neid maju naljalt ei leia. Et siin on paar näidet, mis justkui fassaadi ja veranda järgi võiksid olla sellest seeriast, aga mul hetkel ei meenu, mis küla või asula see oli, aga ma tean, et ma käisin seda Google Mapsis otsimas neid maju ja neid lihtsalt ei ole mitte kuskil. Et need võivad vabalt olla ka lammutatud. Aga üks huvitav näide teostatud projektist meil siiski on, et see on siis sama Paari salamu, mis huvitaval kombel on kolhoosis oktoobrivõit püsti pandud ja üsnagi projekti järgi. Nüüd loogiliselt peaks olema kas Tõia või Tori küla nõukogus, aga pidi asetsema, aga mina seda tänavat teinud ei ole. Et võimalik, et ka see maja on lammutatud. Seeria 2, samuti üsna vana tegija, Edgar Velbri, aga tema käekirjale üsnagi võib-olla mõnevõrra endiselt võõras teostus, et kiideti, et kasutati Eesti rahvakunsti motiive, aga ütleme nii, et neid pigem tasub otsida siit fassaadilt, et eriti tore on see sarvedega maskaroonilaadne puitdetail siin veranda kohal. Et jah, et Eesti traditsioonilise arhitektuuris kasutati rõhtsat laudist, eks ole, ja vorm on justkui õige, aga kõik need aktoluugid ja need saelõikelised bossid, et need kõik on ikkagi suhteliselt võõrad meile. Ma nüüd natukene kiirendan. Et nagu näha, et see põhimõte on jätkuvalt sama 2- ja 3-toalise planeeringu tekitamisel ja näide siis ka sellest, veel kord näide sellest majandushoonest, aga kõige huvitav majandushoone on tegelikult seerial 3, mis on üldse tegelikult minu meelest üks huvitavamaid, et pakuti punaseks võõbatud puittõhikutest kelpkatuseid, millel on unkad koos unkalaudadega ja veranda ees on ulualune, mida hoiab püsti kreekalik, kannelleerimata tooria sammas, eks ole. Et
eriti huvitav on see, et selle seeria koostamisel osales arhitekt Uno Tölpus, kes hakkab 4 aasta pärast tegema meil põhjamaist modernismi. Ja see on nüüd ka üks maja, see näide, see 2B, mida ma praegu näitan. Et jätke meelde korraks see fassaadi vaade, et see on ka maja, mille ma päriselt olen suutnud leida Väätsalt. Et õnneks on uute kolhoosielamute püsitamisel suutud jäädvustada üks ainuski näide siis sellest seeriast number 3, mis oli ka väga ilusa kivitaimlaga, aga paraku seda maja ei ole säilinud. Selle asemel on ehitatud 70-ndast pärinev funkmaja või 70-ndate nii-öelda modernistlikus vaimus uus maja. Et küllap 6-70-ndatel oli ikkagi liialt vanamoodne, et seda hallas hoida. Aga jah, kahjuks see on ka ainus näide sellest seeriast, mida ma olen leidnud. Et jah, et need detailid lihtsalt panevad ikka pead kratsima, et harjamargad ja unkalauad ja unkad ja et see üldpilt on ikkagi väga-väga lopsakas. Ja siin ma korra peatuks ka selle kõrvalhoonel, et siin ongi siis mainitud seinteta heinaküül või katusalune, mis on siis lihtsalt lageni heinu täis topitud. Ja üldse ka nende albumite illustratsioonid on ka väga lopsakad, et näiteks siin on näha, kuidas perenaine sõlg ees, pott peas, rahvariide seelik seljas, eks ole, toidab näiteks kanu praegu. Et selline oli siis see uus sotsialistlik utoopia. Ja seeria 4 ka vägagi võõraste elementidega, arhitektuur, aga huvitaval kombel seda siiski üks peremees või perenaine Pajustis nägi heaks kasutada. Siin on ka väga hästi näha tegelikult, mis detailid kõik tegemata jäid, et kõik aknaluugid, kogu see uhke veranda, kõik küüriti sisuliselt puhtaks ja tulemuseks oli suhteliselt lakooniline, täitsa tavaline täitsa nagu eestilik talumaja, võiks öelda. Ja see maja on õnneks meil ka Pajustis säilinud, veel ka täiesti üsna autentsel kujul, aga me näeme, et see on üks illustreerib väga hästi, kuidas tegelikult suhtuti nendesse projektidesse, et see võidi küll aluseks võtta, aga see, mis reaalsuses välja kukkus, oli tunduvalt pragmaatilisem ja praktilisem, kui see puhas rahvusromantism, mida pakuti. Ja seeria 5, samuti pole näiteid leidnud, väga sarnases keeles kui seeria 3, huvitaval kombel, kui vaadata arhitekte, tegelikult täpselt sama nimekiri, mis seeria 3-l, ainult, et kui seeria 3-l oli Mart Port esimene arhitekt, seeria 5 on Uno Tölpus. Et kas see nüüd näitab, et arhitektid, kes tulid kokku projekteerima, ei saanud kokkuleppele, millise projekti nad siis edastavad ja kuidagi tegidki siis kaks konkursitööd. Kindel ei ole. Aga seeria 5 oli siis ka teine näide siis paariselamust, et mulle tundub, et iga konkursi esitatud seeria ikkagi sisaldas paariselamut, aga me näeme, et ainult 2 peeti piisavalt heaks, et seda võiks soovitada, et üks oligi siis Volbergi ja Tarvase paariselamu ja teine oli siis see Tölpuse, Karro ja Pordi tehtud. Ja lõpuks seeria 6 natuke ka anomaalia tehtud hoopis inseneri poolt, insener Harri Kingo poolt, ka täiesti, et ikkagi võime siit jääda otsima, et milline motiiv siis on see Eesti rahvakunsti näide ja milline, ilmselt eriti väga me siit midagi väga ei leia. Ja see on ka huvitav näide selles mõttes, et kas seda seeriat vähemalt üks ehitaja pidas heaks ehitada. Et Aleksei Peterson oma etnograafia muuseumi aastaraamatu artiklis pidas vajalikuks seda üles pildistada ja seega oleme teinud ka vähemalt ühe näite projektist 6B, mis paikneb siis Alakülas. Et taaskord näeme, et väga palju on fassaadi lihtsustatud, aga see maja on ka alles, et seda ma sain vaadata ka Maa-ameti kaldaära fotoga ja saingi täitsa kinnituse, et tegelikult et üks fassaad on võib-olla liiga vähe, et vajaline aga teist fassaadi ja ka teise pool tegelikult see akende rütm ja puukuur ja kogu see liigendatus tegelikult vastas täpselt sellele projektile. Ja et niimoodi sai ka selle projekti näide kinnitatud. Ja siin oli ka paar krundiplaani, mis taas kordab teiste liiduvabariikide tüüplahendusi.
Ja siis lõpetuseks, mis nende projektidega siis tehti, et 59 veel koostati siis uuring ja saadi kinnitust, et see kõige paremini nõuetele vastav maaelamu kannab alles abstraktset iseloomu, liigume edasi alles kombates ja otsides, ajades alles esimesi vagusid võrdlemisi sööti kasvanud põllule ja siis üritatigi nagu analüüsida, et millise need projekti siis kasutati ja mida siis seal muudeti ja millega siis need kolhoosnikud rahul ei olnud. Sest et väga tugevalt oli näha, et neid projekte muudeti, et ligi ühe kolmandiku uusehituste püstitamisel võeti alusel need projektid, mis selles albumis küll avaldati. Aga tuleb rõhutada, et võeti aluseks, et tegelikult seal väga palju ikkagi muudeti. Ja suhtumine sellesse muutmisesse pigem oli soosiv, et iga hoone kannab endast teataval määral ehitaja isiklikku pitserit, ehitaja loov säde ei lastud teda eeskuju ehk siis kaasaja projekti täpselt jäljendada, vaid kiskus seda omamoodi muutma, uusi ja just temale sobivaid võtteid otsima. Ja et kuna need muudatused on ajendatud praktilisest vajadusest ja aja vaimust, et need on siis õigustatud ja progressiivse iseloomuga ja on seega mõeldavad. Aga täiesti kategooriliselt tuli vaielda suuremate muudatuste vastu. Täiesti sellisel ulatusel, et me enam isegi ei saa eristada, mis tüüp projekt see olema pidi, enne kui seda ehitama hakati. Ja et üks äärmuslikumaid näiteid oli sama projekt 1A järgi ehitatud elamu, kus 4-toalisest majast tehti 3 korteriga maja. Esikust käimlast ja elutoast tehti 1 korter, köögist ja magamistoast 2 korter ning köögiesitus ja katusekorruse tubades tehti 3 korter. Ja millega siis põhiliselt tegeldi, et jäeti ära pesemisruumid, jäeti ära aidad ja katusekorrused, esikust ja trepiruumis tehti eluruum, käimlad ehitati hoovi peale, kelpkatused tehti viilkatuseks, kujundati ümber siis nii-öelda need sissepääsu esiseid verandasid või katusaluseid, nagu ka tolle Pajusti elamu näitel, või siis muudeti köögiesise katust. Siiski märgiti, et kõige vähem muudeti seda sama seeriat number 1, mille järgi väidetavalt on ehitatud üle poole elamute kogu arvust, aga nagu ma ütlesin, siis näiteid, et sellisest nagu detailselt teostatud nagu hoonest väga ei leia, et siin on ilmselt ongi see sama teema, et võeti aluseks, mitte detailselt nii-öelda projektiks, aga siis tekib küsimus, kus see nagu piir jookseb, et millal maja on ehitatud tüüpprojekti järgi ja millal ta ei ole. Ja lõpuks anti soovitusi, et kindlasti tuleb varustada paremini ehitusmaterjalidega, et kuidas me saame nõuda kolhoosnikelt oma korstnasse eraldi ventilatsioonilööride rajamist, kui nad ei saa isegi ahjusid ehitada. Et sellised näiteid olevat väga palju ja et kindlasti tuleb laiendada siis nende maaelamute projektide nomenklatuuri, et see tüüpprojektide pidev kohandamine oli ikkagi näide sellest, et projekte pole piisavalt, et omanikud ei leia seda kõige paremat lahendust oma nii-öelda oludele ja tingimustele ja et selle nii-öelda tüüpprojektide laiendamise suunas pidi siis liikuma edasi. Ja järgmine nii-öelda maaelamutele suunatud tüüpprojektide seeria oligi siis E-seeria, mis avaldati 58 ja 59, mis ka siis samuti osaliselt taaskasutas seeriat 1-3 sellest albumist, aga hakkas kasutama ka lihtsalt Eston-projekti juba linnapiirkondadesse mõeldud tüüpprojekte, mis siis oli võetud 54. ja 56. aasta albumitest. Ja need on ka projektid, mida reaalsus hakati ka rohkem püstitama siis 50. lõpul. Tänan!